Tundub, et läbirääkimised oli vaid kattevarjuks. Praegu toimuvad Pakistanis esimesed otsesed läbirääkimised USA ja Iraani vahel. USA kinnitab, et on valmis rahuleppele ning on isegi ilmunud teateid, et USA on vabastanud osa välismaal külmutatud Iraani varadest, mida pole tehtud juba väga pikka aega. Kuid samal ajal on täheldatud USA vägede koondamise jätkumist Iraani lähedal. Pentagon paigutas vahetult enne läbirääkimisi väed piirkonda. Samal ajal teatas Ameerika luure, et Hiina valmistab ette uute õhutõrjesüsteemide, eriti kaasaskantavate õhutõrjeraketisüsteemide saatmist Iraani ning palub Teheranil aega võita, kuni see tarnimine on lõpule viidud. Samal ajal paigutas Pakistan kiiresti vägesid ümber. Pakistan paigutas oma hävitajad ja abisõjalennukid Saudi Araabiasse vastastikuse kaitsepakti raames. Ja Iisraeli luure teatas täna Knessetis, et Iraani uus juhtkond on veelgi äärmuslikum kui eelmine, mistõttu pole piirkonnas pikaajaliseks tõeliseks rahuks eriti palju võimalusi. Seetõttu nähakse praeguseid läbirääkimisi USA ja Iraani vahel üha sagedamini vaid kui pausi enne sõja uut faasi. Minu nimi on Aleksei Bitši, arutame seda teemat koos, kuid enne kui alustame, palun tellige kanal, pange sellele saatele like ja kirjutage selle video alla oma kommentaar. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha tehes annetuse selle video kirjelduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu või teie ekraanil oleva QR-koodi abil. Ja kindlasti tellige ka minu Telegrami kanal Bitši News, link sellele on samuti selle video kirjelduses. Nii et just praegu toimuvad Islamabadis otsekõnelused USA ja Iraani vahel, vahendajaks Pakistan. Kuigi kohtumine ise on ajalooline, see on kõrgeimal tasemel suhtlus USA ja Iraani ametnike vahel alates 1979 aastast. Tunduvad eduvõimalused siiski väikesed. Mõlemad pooled mõistavad, et läbikukkumise risk tähendab sõja taaspuhkemist, kuid nende arusaamad rahust erinevad, samuti hinnangud. Ja siin tuleb tuua üks väga huvitav tsitaat. Robert Melli, Lähis-Ida asjatundja Joe Bideni administratsioonis, tegi täna väga huvitava avalduse, milles avatakse riskihinnangud USA-le ja Iraanile. Toon tema tsitaadi. Peamine asümmeetria seisneb selles, et Iraanid paistab olevat parem alternatiiv kokkuleppe saavutamisele kui USA-l. Ilma kokkuleppeta rünnakud Iraani vastu taastuvad, kuid nende tõhusus väheneb järjest. Samal ajal kui väinablokaad jääb püsima, tuues Iraanile kasvavat piirkasu. See ei tähenda, et Iraan ei maksaks kõrget hinda läbirääkimiste ebaõnnestumise korral. Just sel põhjusel nad nendega ka nõustusid. See tähendab, et põhjendatult või mitte, Iraan tunneb, et suudab läbirääkimiste nurjumise tagajärgi taluda kauem ja edukamalt kui USA. Siin on oluline märkida, et Ameerika delegatsiooni läbirääkimistel juhib asepresident J.D. Vance. Lisaks kuuluvad meeskonda Valge Maja erisaadik Steven Witkoff ja Trumpi väimees Jared Kushner. Iraani delegatsiooni juhib parlamendi spiiker Mohammad Bagher Ghalibaf. Delegatsiooni kuulub ka Iraani välisminister Abbas Araghchi. Läbirääkimistel osalevad ka Pakistani peaminister Shahbaz Sharif ja välisminister Ishaq Dar. Iraani meedia teatas, et Iraani delegatsioon nõustus otseste läbirääkimistega. Pärast seda, kui kaudsed läbirääkimised olid edasi liikunud. Ja pärast seda, kui Iraan sai Iisraelilt kinnituse, et ta hoiab tagasi oma rünnakud Beirutile ja Lõuna-Liibanoni vastu, kuigi pole selge, kas Iisrael sellise lubaduse andis, sest Iisrael ei pidanud mingeid läbirääkimisi ega ole justkui kellelegi midagi võlgu. Hiljem teatas agentuur Reuters, et USA nõustus vabastama Iraani rahalised varad, mis asuvad Kataris ja teistes välispankades. Kuid agentuur viitas Iraani ametnikele. Vestluskaaslase sõnul on Teherani vahendite vabastamine otseselt seotud turvalise läbipääsu tagamisega läbi Hormuzi väina. Ja Iraan peab seda USA kavatsust märgiks tõsisest suhtumisest läbirääkimisprotsessi ja kokkuleppe saavutamisse. Kuid hiljem lükkasid Ameerika läbirääkijad selle teate ümber. Aga USA ja Iraani läbirääkimiste tulemustest räägime me lähemalt eraldi saates, sest seal on kindlasti millest rääkida, seega soovitan teil seda kanalit tellida, et uut saadet mitte maha magada. Selles saates arutame natuke teist külge nendest samadest läbirääkimistest. Asi on selles, et Trumpi enda leeris eriti ei usuta, et vaherahu kestab kaua.
näiteks täna tunnistasid Ameerika ametnikud, et Iraanil on endiselt tuhandeid ballistilisi rakette, mida ta võis kasutada, kui olukord võimaldab. Käivitusseadmed maa-alustest hoidlatest. Need hinnangud kõlasid USA jõupingutuste taustal, mille eesmärk on kindlustada relvarahu, mis avab täielikult Hormuzi väina ja kaitseb Iraani, Ameerika vägesid ning piirkonna riike edasiste rünnakute eest. Kuid Iraan valmistub siiski sõja jätkumiseks. Seetõttu, nagu teatab Wall Street Journal, toob USA armee praegu piirkonda jõude, mis suudavad Iraani hävitada juhul, kui Pakistanis peetavad läbirääkimised ebaõnnestuvad. See tähendab, et USA vägede ümberpaigutamine piirkonnas ei peatunud, vaid hoopis tugevnes kohe pärast seda, kui kuulutati välja relvarahu. See tähendab, et USA kasutab seda pausi oma positsioonide tugevdamiseks. Jällegi, just täna, relvarahu ajal, liikusid Ameerika sõjalaevad ootamatult edasi-tagasi läbi Hormuzi väina. Piirkonda on juba saadetud täiendavad lahingulennukid ning lähiajal plaanitakse sinna paigutada umbes 2022 õhudessantiviisi sõdurit. Lennukikandja USS George Bushi löövigrupp liigub piirkonda Atlandilt. Samal ajal suunduvad dessantlaev USS Boxer ja 11. merealave ekspeditsioonigrupp samuti piirkonda Vaiksest ookeanist. Ja just selle taustal teatas Trump, et Ameerika sõjalaevade ja vägede arvu suurendamine jätkub seni, kuni saavutatud kokkulepped tegelikult täidetakse. Järgneb Trumpi tsitaat. Kui mingil põhjusel seda ei juhtu, mis on äärmiselt ebatõenäoline, siis algab tulistamine suuremalt, paremini ja võimsamalt, kui keegi kunagi varem on näinud. Aga arvestades Iraani nõudmisi, ei paista, et USA oleks valmis sellise lahendusega nõustuma. Samal ajal teatas Saudi Araabia kaitseministeerium täna, et Iraani drooni- ja raketirünnakute taustal saabus Pakistani sõjaväekontingent riigi idaosas asuvasse kuningas Abdel Azizi nimelisse lennubaasi. Pakistani üksuse koosseisu kuulusid hävitajad ja õhujõudude abilennukid, et tugevdada kuningriigi kaitsevõimet. Siin paljud naeravad, et Pakistan jäi sõjaga hiljaks, et nad saatsid oma lennukid alles siis, kui relvarahu oli juba välja kuulutatud ja nii edasi ja nii edasi. Aga olgem ausad, kui kogu piirkond on veendunud, et sõda on lõppemas, siis milleks selle pärast üldse muretseda? Ja miks üldse saata oma lennukeid Saudi Araabiasse, kui on selge, et kui sõda peaks uuesti algama, tuleb neid lennukeid kasutada ja siis astub Pakistan otse sõtta? Milleks lennuväge ümber paigutada, kui kõik on veendunud, et see on sõja lõpp? Ja ma tuletan siin meelde, 2025 aasta septembris sõlmisid Saudi Araabia ja Pakistan vastastikuse kaitsepakti, mis tugevdas nende partnerlust piirkondliku pingelise olukorra taustal. Seetõttu, kui Iraan pärast läbirääkimisi või võimalikku kokkulepet taas rünnakuid alustab, on Pakistan sunnitud sellesse sõtta sekkuma. Seetõttu nimetatakse neid läbirääkimisi punktiks, kus tagasiteed pole. See tähendab, et kas jõutakse kokkuleppele või mitte, ja siis Pakistan ei jää enam kõrvaltvaatajaks. Pigem saab temast konflikti osapool. Kõige huvitavam on see, et CNN-i allikad USA luures teatavad, et Hiina võib lähinädalatel tarnida Iraanile uusi õhutõrjesüsteeme. Eelkõige kaasaskantavad õhutõrjeraketisüsteemid. Märgitakse, et sellised vahendid kujutasid 5-nädalase USA-Iisraeli operatsiooni jooksul Teherani vastu tõsist ohtu madalal lendavatele USA sõjalennukitele. Samal ajal võib Hiina pool esitleda selliseid tarned kui Iraani varustamist üksnes kaitsevahenditega, mida ei kasutata pealetungil. Erineval potentsiaalsetest tarnetest Venemaale, mis peab siiski agressiivset pealetungivat ja provotseerimata sõda Ukraina vastu, luureandmed näitavad samuti, et Iraan kasutab tõenäoliselt USA vaherahu võimalusena teatud relvasüsteemide varude täiendamiseks. Koos võtmetähtsusega välispartneritega. Samuti võivad Hiina tarned vahepeal suunata läbi kolmandate riikide, et varjata nende tegelikku päritolu. Huvitav on see, et Guardiani andmetel veenis Teherani relvarahu sõlmima just Hiina, kes on huvitatud Iraani energiatarnetest. Veendes Teherani läbirääkimistele minema võis Hiina kergesti lubada ja garanteerida tule tarnemist. Ja siin on teile huvitav episood.
Donald Trump teatas eelmisel päeval, et eelmisel nädalal tulistati Iraani kohal alla F-15 hävitaja soojusjuhitava raketiga. Teheranis teatati, et kasutati uut õhutõrjesüsteemi, täpsustamata selle päritolu. Seetõttu on täiesti tõenäoline, et Hiina on juba alustanud oma tarnetega, sest varem Iraanil lihtsalt sellist relva polnud. Lõpetuseks märgin, et Iisraeli kaitseväe andmetel on Iraani uus juhtkond veelgi äärmuslikum kui selle eelkäija. Sest märkimisväärne osa uuest juhtkonnast koosneb Iraani Islami revolutsiooni kaardiväe korpuse sõjaväelastest, keda peetakse palju ideoloogiliselt konservatiivsemaks kui eelmist poliitilist juhtkonda. Seega puudub igasugune garantii, et nad tegelikult kokkulepetest kinni peavad. Siin ma panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle saate kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, siis te juba teate, mida teha. Seda saab teha annetuse kaudu. Kõik lingid ja rekvisiidid leiate selle video kirjeldusest või QR-koodi kaudu oma ekraanil. Ja ärge unustage tellida minu Telegrami kanalit Pitchi News. Link sellele on samuti selle video kirjelduses. Seal avaldame operatiivseid uudiseid kohe, kui need saabuvad. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõigile head aega!